Programm Osta targalt avab riiete ja jalanõude varjatud defektid, räägib nende kõrvaldamise võimalustest ja ostja õigustest. Osta targalt, osta Pägisega. Täna me räägime sellest, kuidas valida kauplusest naiste käekotte. Peamine asi on käekoti funktsionaalsus. Kõik sõltub sellest, kuhu te sellega lähete, mis stiilis on teie garderoob ja mida te kavatsete sealt välja võtta. Naiste õhtukäekotid on alati väiksemat suurust, erinevates värvitoonides ning kaunistatud kivide, litrite, helmeste ja paeltega. Kuid isegi kõige väiksema sisse peavad mahtuma vajalikud asjad, mobiiltelefon, raha- ja kosmeetikakott ning dokumendid. Kui asja on rohkem ja te planeerite sellega tööle minna, siis vajate kandekotti. See on mugav, praktiline ja mahukas. Ideaalselt sobib dokumentide ning erinevat sorti paberite kandmiseks ja säilitab oma vormi. Noorte või disainerkäekottidel piiranguid ei ole. Käekotti valides peab tähele panema materjali, millest see on tehtud. Kaasaegsete kunstnahkade ja naturaalse naha vahel on raske vahet teha, sest nemadki säilitavad oma vormi. Ei ole vaja kunstnahka karta, see venib ja kortsub vähem kui naturaalnahk ja lisaks on ka odavam. Kunstnahast käekott ei talu pakast, madalate temperatuuride juures käekoti sangade ja materjali painutuskohtades võivad tekkida praod. Naturaalsest nahast käekotti kardavad niiskust ja otsest päikesevalgust. Naturaalnahast käekotti peal võib näha väikeste võtmehoidja kujul tükikest materjali, millest see käekott on tehtud. Niisugused käekotid iseloomustavad kandjat ja maksavad palju. Kui valite kauplusest koti, arvestage oma maitse ja soovidega. Tutvuge lähemalt, võtke kätte. Kas on mugav seda kanda? Ei ole raske? Kas see sobib teie garderoobiga? Millise? Suvise või talvisega? Kas saate seda vihma, lume käes kanda? Kui teile meeldivad erilised materjalid, reeglina suvised kangad, õlg, siid, võrk, siis nähtavasti peate kotti eriti hoidma. Ei tasu keelduda ostust, kui teile meeldis mitte üks, vaid 2 või 3 mudelit. Tavaliselt see, mis teile meeldib, nii tihti ei leidu, kuid esmalt vaadelge naiste käekotti hoolikalt. Heades kottides on kõik mahalõiked tavaliselt korralikult peidetud, kuid hästi silmitsedes võib leida voodri vahupoolde väikest tükikest. Parima voodrimaterjalina peetakse siidi või kergesti vastupidavat sünteetikat. Selline vooder kestab kauem ja ei kulu enneaegselt läbi. Nendest välja ulatuvad mitte vastupidavad niidid, kõverad õmblused peavad valvsaks tegema. Käekott võib katki minna isegi mitte eriti suure koormuse tõttu. Nüüd kinnitustest. Kõige paremad ja kindlad on muidugi metallist. Kui metall ja metallil on vahe, jälgige, et kate oleks sile ja ühtlane. Hoolega uurige õmblusi ja pisted. Kõik nad peavad olema sirged. Ei tohi mitte mingeid niite välja ulatuda. Käekoti kvaliteedi kontrollimiseks tõmmake selle voodrilt küljest küljele. Hea käekoti vooder ei lähe katki pärast niisugust manipuleerimist. Vaadake tõmblukud, needid, pandlad, kinnitused, rõngad üle. Nende peal ei tohi olla defekte. Neetide ja pannalde kate peab olema sile ilma kriimustusteta. Parem valige neutraalne värv, välja arvatud need juhtumid, kui valite käekoti konkreetse rõivastuse juurde. Kui ikkagi klassika on surematu, valge, must, hall, pruun, värv, sobib iga kinga ja ülikonnaga. Käekott ei pea olema üht värvi kingadega. Käekott võib harmoneerida riiete, aksessaaridega või vastupidi, konkreetselt erineda kogu garderoobist. Täna me rääkisime sellest, et kunstmaterjalidest käekotid ei ole halvemad kui nahast. Vooder peab olema vastupidav ning kinnitused ja tõmblukud ilma defektideta. Ja samuti sellest, et parem on osta 2 meelepärast mudelit kui 1. Osta targalt, osta Pägisega.